me palume siia inimest, kes peaks seda üritust nüüd kroonima ja selleks inimeseks on Eesti noorte kuningannana tundud Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Mailis Ostra. Saan aru, et päevajuhtidel on juba väga pikk päev olnud, et enam ei suuda midagi originaalselt välja mõelda, et siis peab inimesi ebamugavasse olukorda panema. Aitäh teile, kuidas teie ennast tunnete? Nagu okei, jah. Mina olen küll väga rahul, et te siiamaani veel siin vastu peate. Mõned seisavad, mõned istuvad, näod on nagu mõnel siuksed väsinud, mõnel ei ole, täitsa hästi. Kellel võib-olla natuke rohkem väsinud või ärevuses näod on meie tublid korraldajad, aitäh Edvard, aitäh Raul Kristjan, aitäh Mart, aitäh vabatahtlikud, aitäh Jaana, said tagasi Jaanika, aitäh Jaanika ja Voova, kus tulete? Ei näe, see rambi valgus on nii suur siin. Siin jah, vabandust, Jaanika. Ja ma panin mõned märkmed kirja siia endale. Meie minister, kes meil külas käis täna, ütles, et kodanikuharidus toimub koolides. Väga tore, et ta sellest on aru saanud. Ka need hääletustulemused näitasid, et tegelikult seda kodanikuharidust koolides on vaja parandada. Veel ütles ta seda, et osoluskogud peaksid olema tugevaks jõuks kohalikul tasandil. Me oleme ka sellega kõik nõus ja loodame, et tema abil nii ka läheb. Kristjan Pomm ütles, et Facebookide like ei näita tegelikult noorteühingu või noorteühenduse tugevust, et leidkem üles ka need noorteühendused või noorteorganisatsioonid, kes ei pesitse ainult Facebookis, vaid on reaalselt noorte kõrval ja teevad noortega tööd. Edgar Schlümmer ütles, et kohalikul tasandil peaksid kõikidel noortel olema võrdsed võimalused, kahtlemata. Ja ühtlasi ütles ta meile, et me võiks olla mässumeelsed. Ma ei tea, proovime siis või? Ja siis pandi nagu nii-öelda kohustuseks, et peab sellise ühtse Eesti suurkogulaadse sündmuse korraldama, et vaatame, kuidas sellega siis läheb. Järgmisel aastal toimuvad küll varivalimised, ma loodan, et seal te ka kõik, kes varivalimisealised on, hääletate, aga kas me ka kokku tuleme füüsiliselt, no vaatame. Siis õnneks öeldi ka meile seda, et meil on õigus vigu teha, et me võime julgeda ka vahel eksida ja suurelt peab unistama. Mina sain endale kodu ülesandeks Anne Kivimäe poolt Arengufondi 2020 trendide ülelugemise. Ma loodan, et ka teie. Ja mis siis veel? Hõbedased väärtused pidid olema tulevikus hinnas. Ja koostöö usk peaks olema kõigil suur, nagu ütles Ilona Evelin. Ma arvan, et lõpetama me peaks sellega, et õnneks öeldi ka välja see, et kõige tähtsam on ikkagi see, mida noored tunnevad, arvavad, noorte heaolu. Ma ei tea, kui hea teil on, aga minul on küll väga hea, sellepärast, et täna siia tulnud kokku inimesed, kes ma arvan, et mitte ainult ei hooli enda tulevikust, vaid hoolivad ka teiste tulevikust. Eesti Noorteühenduste Liidu suvekoolis me tegime sellise väikse harjutuse, et aplausi suurusega pidime märku andma, et kui võimekalt ja suurelt ja vägevalt me oleme nõus Eesti noorte õiguste huvide eest seisma, kui palju sina isiklikult ise oled nõus panustama. Tahaks seda harjutust täna siin korrata. Inimesi on küll vähem, aga ma millegi pärast kahtlustan, et see aplaus võib suurem tulla, et võib vaikselt nüüd siis tulema hakata. Aitäh teile kõigile. See oli liiga vähe. Teeme uue katse. Jalad võivad ka mängus olla. Ja nüüd, jah. Aitäh.
ma loodan, et nii tormakalt te siit ära ei jookse, vaid mõtlete nüüd elu üle järele ja panete kõik mängu, mis teil on. Ja ühiselt koostöös tegutsedes, ma arvan, me jõuame kaugele ja tuletame ka endale meelde, et me noored ei ole mitte ainult tulevik, vaid oleme ka olevik. Aitäh!